Tere, head Kagu Raadio kuulajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja ma soovin teile kõik head inimesed üle Eestimaa kaunist kevadet. Ma nägin täna juba kuldnokka, kes otsis kuhu minna ja nägi, et seal on puur, läks sinna. Kõik ei oska niimoodi käituda, aga kuldnokk oskas. Ja minu saatekülaliseks on täna Narva volikogu liige, õpetaja ja lastekirjanik Mihhail Stalnuhhin. Tere, Mihhail. Tere, Toomas, ja kuigi sinu sünnipäevast on mingi 4 päeva juba möödas, aga ma kasutan seda juhust, et veel kord sind õnnitleda, soovida tervist, edu ja kõike paremat, pikki eluaastaid. Oi, aitäh, Miha, Miša vanasti kutsusime. Sa istusid Riigikogus mul selja taga. Aitäh, suured tänud. Ja hea on alati, et kui on inimesi, kes sulle ilusti räägivad. Aga ma küsin sinu käest nüüd, sa oled Narva volikogus, teil on koalitsioon, kus te olete ühe häälega enamuses, et kuidas koalitsioonil läheb? Ühe häälega see on juba vananenud info. Meid on tegelikult juba 20, see tähendab 2/3 ja normaalne töine olukord. Tegeleme nende probleemide lahendamisega, mis meil on jätnud sealhulgas eelmised linnavalitsused. Teeme oma tööd. Aega on väga vähe. Palun Eesti meedia, miks te ei anna korralikku informatsiooni, et mina saaks ka Lõuna-Eestis teada, et Narva tänane volikogu on 20 liikmeni, kokku on teid 31. Joo. Ja ütleme niimoodi, et see on nii tugev, et enne 19. oktoobrit ei juhtu ju mitte midagi, ainult head tulemused. Me igastahes seda loodame. Need, kes saavad olla ära ostetud, need on teises seltskonnas. Ma arvan, et meid see ei ohusta praegu. Selge, asi selge. Aga ütle, kas selline hetkel on küll veel märts ja kuldnokad tulevad otsida on puuri, kas poliitikud ka juba kogunevad, hakkavad valmistuma sügiseteks omavalitsuse valimisteks? On seda Narvas tunda? Jaa, nagu kord ja kohus, ja mulle tundub, et Narva muutub järgmiseks poliitiliseks eesmärgiks Keskerakonna jaoks näiteks. Et Keskerakond on tõenäoliselt juba aru saanud, et Tallinn on kaotatud lõplikult ja seal nad midagi enam saavutada ei saa, ainult mõnes koalitsioonis, kuhu ka, et nad sinna satuvad, see on vähe tõenäoline. Nii et nad praegu üritavad ja minu arvates endine Tallinna linnapea käib meil üritustel nii tihti, et võib-olla rohkem kui Tallinnas. Ei oska hinnata, see on naljaga pooleks. Aga Eesti meedia nii kirjutav kui rääkiv teatab, et Kõlvart ehk Keskerakond on järgmine Tallinna linnapea ja Keskerakond ülekaalukalt võidab need. Ja kuskil on siis Isamaa, see on nurgas pisikeses koguses. On olemas selline erakond nagu Koos. Ja kuigi tema tipptund on möödas minu arvates, aga siiski nad teevad tõsist konkurentsi Keskerakonnale. Enne kõike ma ütleks, et Tallinnas. Nii et praegu see, kui ennustatakse kellegile võitu, siis on vaja kontrollida, et kes nende uudiste eest tegelikult maksab. Sa ju tead, sa ise oled poliitikas aastaid, need ennustused mitte kunagi reaalse eluga mitte kuidagi ei korreleeru. Tihti sellist juttu, et keegi on kindel favoriit, tehakse ainult selle jaoks, et mobiliseerida vastas erakondade valijaskonda. Hirmuta neid, kes toetavad Reformierakonda või Isamaad sellega, et Keskerakond tuleb võimule ja siis nad massiliselt lähevad valima. Muidu, kui inimesed teavad, et see erakond, kelle poolt ma tahaks hääletada, võidab nagunii ja jätabki
valimised tegemata. Kuigi sa oled õpetaja täiskasvanutele, aga kas meie haridusminister, Eesti 200 juht Kristiina Kallas on ka seal? Vaatasin, et teil on omal ajal, siis kui valimist olid, 4 aastat tagasi sattus sinna ka 2 Eesti 200, ma ei tea, kuidas nad said. Mujal nad said muidugi e-häältega ja tänu reformile, aga kuidas nad sinna said ja kas nad on alles veel? Need on 2 volikogu liiget, üks on koalitsioonis, teine on opositsioonis ja sellist plaani ma pole kuulnud. Meil on perspektiivis 7 nimekirja praegu ja nende hulgas seda, et tuleks Eesti 200 oma nimekirjaga, sellest pole mingit juttu veel olnud, aga võib-olla tulevad, mul on tegelikult ükstaspuha, nii et tahaks, kui sa juba hakkasid rääkima Kallasest, meie haridusministrist, siis tahaks teda kiita. Tohib? Võid. Ma tahtsin just küsida, et kas ta tõesti Narvas käinud või? Ei, mitte sellepärast. Kas nad käivad Narvas või ei käi, sellest pole mitte midagi. Ma siin mõned päevad tagasi sain teada, et sellest aastast alates ei käi enam kontrollimas riigieksamite läbiviimist gümnaasiumiklassides, need, kes vanasti kindlasti käisid, eks ju, kes jälgisid seda, kuidas korda täidetakse, kas kõik on objektiivne, kas jumala pärast keegi ei aita lastel eksamiga hakkama saada, sa saad aru. Ütleb midagi ette või annab soovitusi ja aitab lahendada midagi ja nii edasi. Aga sellest aastast jääb riigieksamite korraldus puhtalt kooli peale ja kõik koolid on tegelikult, nad valutavad südant laste eest, laste pärast ja teades, et ülikooli astumiseks on vaja siiski matemaatikas veidi rohkem kui 60% eksamist, eks nad tulevad siis ja panevad õla alla. Ma arvan, et sellel aastal me näeme, kuidas järsult on kasvanud õppeprotsessi kvaliteet. Ma arvan, et sellel aastal riigieksamite tulemused võrreldes eelmise ja üle-eelmise aastaga järsku kasvavad. See küll imeg, ma pole seda kuulnud, aga eks ma pole ka õpetaja ka. Aga küsimus ongi selles, et mina ka pole kuulnud ja kui poleks ühte direktorit, kes hakkas rääkima sellel teemal, et jumala pärast, et õpetajad on niigi koormatud ja neid panema, on vaja panna ju sinna istuma nendesse eksami komisjonidesse ja millisest rahast kinni maksta see aeg pluss see, et õpetaja peab oma tunnid nii või teisiti välja andma ja tähendab, ta tõstatas selle probleemi, ainult siis ma sain teada, et haridusministeerium üritas kokku hoida 100 000 eurot ja lasta eksamil nii minna, nagu kool seda korraldab. Nii et kuulnud jah, vähesed. Ütleme, et koolile on see, ütleme 100 000, kuhu see 100 000 läheb, sa tead seda? See on üle Eesti. Seda hoiab kokku, see läheb sinna suurte katlasse. Aga ma mõtlen, et sina oled õpetaja, sina küll õpetad täiskasvanud, sa oled suhtled nendega, tead, kas see, ma vaatasin, et seal on natuke huumorimeelt sulle, et kas see teeb tõesti siis õpetaja elu kordades raskemaks, kordades? Kuule, see teeb kergemaks elu lastele, kes hakkavad eksamit tegema, sest ma ei kujuta, vaata, võtame seda olukorda, vaatame, näiteks, mina valmistan ette inimesi, kes lähevad tegema siis, paari kuu pärast, mul läheb 3 gruppi tegema A2 eksamit. Mis mul oleks selle vastu, kui
riigi esindaja ehk eksaminaatori alusel mina oleks seal ruumis ja vaataks, kuidas nad saavad selle asjaga hakkama. Ja õigel ajal isegi mitte nende eest teha, aga lihtsalt anda soovitus, kuhu vaadata ja mida kontrollida ja nii edasi. Sa saad aru, et kuidas see tõstaks seda eksami tegemise protsenti. Umbes sama olukord tuleb meil nüüd koolides. Tähendab, õppekvaliteeti see ei paranda, seda sama õpetamist. Teadmised jäävad samaks, aga ma ennustan praegu, et peale riigieksameid me saame palju parema tulemuse kui eelmisel aastal. Vaata, mina olen sellest asjast nii kaugel, et sa nii ilusti rahuliku häälega selgitasid, nüüd ma sain aru. 100 000 võeti vähemaks, et kontrolli oleks ja tehke seal ise need asjad ära ja pole hullu midagi, katsuge ise pärast hakkama saada. No, on mu mõte niimoodi õige või? Sa vist oled kuulnud seda nutulaulu, mis tuli sealt Tallinna Tehnikaülikoolist. Et neid, kes teevad laia matemaatikaeksamit hindele, mis on alla 3, see tähendab 60% 100, eks ju. Alla 3. 3 miinus 2, 2 miinus 1. See on nende hinne. Neid on praegu 3/4. 75% neid, kes gümnaasiumit lõpetavad, teevad matemaatika laia riigi eksami alla kui 60%. Ja nendest peab kasvatama arhitekte, insenere, majanduse jaoks inimesi. Neid, kes matemaatikaga absoluutselt ei sõbrusta. Ja see ei olnud rektor, see oli keegi prorektor või ma ei mäleta ausalt öeldes, see oli paar nädalat tagasi, aga inimene rääkis just nimelt sellest, kool praegu ei kindlusta normaalset ettevalmistut matemaatikas. Tema hindab selle punktide summa järgi seda ettevalmistust, eks ju. No siis haridusministeerium võttiski sammud ette selleks, et need punktid kasvaksid. Aga see ei tähenda, et õppekvaliteet muutub. See jääb samaks. Lihtsalt need inimesed, kes oleksid saanud 20% eksamil või 10%. Ma ühes saates vene keeles siin tegin arvutusi, võtsin tabeli ette, arvutasin kokku mitu kooli. Annab sellise mediaantulemuse mingi 20 või isegi 10% tasemel. Tead, see on täitsa hull olukord. Aga see ei muutu, teadmised jäävad samadeks. Põhiline on see, et nüüd me hakkame rääkima sellest, kui edukas on haridussüsteem, vaadake, kuidas tõusid tulemused riigieksamitel. Ma arvan, et nüüd peaks arusaadav olema, millest me räägime. Põhimõtteliselt ei muutu midagi, olukord on nutune, aga pildi me joonistame palju parema, kui see oli varem. No ütleme, et riigil vedas 100 000 jäi nagu sinna kaukasse raha, mis oleks pidanud muidu haritusse kulutama. Aga kas ma saan aru, et isa-ema võib ka tulla lapsele appi sinna neid ülesandeid lahendama? Ma arvan, et see on järgmine samm. Teine küsimus on, et kui palju on kasu sellest isast emast, eks ju. Et ma vähehaaval hakkan harjuma sinu huumorimeelega, sa pole üldse tüüpiline inimene selles mõttes, et sa oskad nalja teha tõsise näoga. Kas sul juhuslikult Inglismaal sugulasi pole? Ei ole. Ei ole. Setumaal. No siis te olete sellised väikest viisi inglased siin Eestis, oskate seda nalja teha. Tähendab, ma ei arva, et sellest oleks kasu ja neid keegi muidugi sinna ei lase, aga see, et õpetaja saab üht-teist teha, see on selge.
eks õpetaja ikka seisab oma laste eest ja annab enda parima, et tema siis klassi õpilased oleksid kõik edukad viieni. No sa loodad, ma loodan, et sa saad aru, et ma ei hakka siin preventiivselt süüdistama kõiki õpetajaid ja nii edasi. Lihtsalt see ahvatlus on piisavalt suur. Sul on võimalik lihtsalt, isegi sõna rääkimata, lihtsalt näpuga näidata vea peale. Kas sa keeldud seda tegemast, kui need on sinu kooli lapsed ja nende saatus sõltub sellest, kuidas nad selle sama riigi eksami ära teevad? Kes keelduks aitamast last? Nii et vähemalt ma pean siin tänama, et sa selle teema lahti rääkisid. Me kuulsime küll, et haridusminister lubas oma valdkonnas kokku hoida, aga et see nii halb on. 100 000, see on koonerdamine, mitte kokkuhoid. Ja arvestades neid miljardeid, mida me kulutame kurat teab millele, siis 100 000 kokku hoida, selge see, et raha ei ole eesmärk. Siin mingitele täiesti jaburatele integratsiooniprojektidele jagatakse 10 miljoneid. No võtke sealt raha, kui teil 100 000 on puudu. Aga kes ma olen, et neid õpetada? Seda enam, et mina olen laste poole peal kogu selles olukorras. Las tulemused kasvavad. Sa oled õpetaja, aga ütle, sa oled täiskasvanud õpetajate, kas seal Narvas oled sa selles päevakooli õpetajatega ka kontaktis või see on nagu, et sa oled nagu eraldi rea peal seal täiskasvanud õpetaja ja need, kes päevakoolis õppavad, need õpetajad nagu üksteise kokku ei puutu. Narva on küll suur linn, 53 000 inimest. Kuule, meil on ju demokraatlik riik, eks ju, ja kui paar direktorit siin Eestis ütlevad, et sellist meest nagu Stalnuhhinat tööle ei võta, siis ma võtan seda väga tõsiselt. Meil ju keegi ei valeta. Nii et köögist ehk koolist ma lähen niiviisi rahumeeli mööda. Kogu selle jutu lõpetamiseks ma võin sulle öelda, et ma arvan, et haridussüsteem kahjuks on nii alla käinud, et seal juba midagi muuta enam ei õnnestu. Seepärast näiteks volikogus ma üritan tegeleda majandusküsimustega, linna eelarve projektitööga, eks ju, aga haridus. Riik juba võttis selle oma kätte otsustavalt. Üleminek riigikoolidele. Meil Narvas näiteks on praktiliselt, et varsti totaalne ja ma saan aru, et mul pole seal midagi sekka öelda. Isegi eesti keele õpetamises, kus on tohutult probleeme, ei ole mul seal midagi rääkida. Ma lihtsalt töötan, ma lihtsalt õpetan inimesi vastavalt nõuetele. Ongi kõik. Ja need oskused on sul olemas. Aga nüüd lähme ühe keeruka teema juurde, mis teid seal Narvas, kus elab 53 535 inimest. Et kas Isamaa Liidu Reinsalu on täna nimi, aktiivne siis käimine Riigikogus, võitlemine ja siis on neid seal veel Eesti 200 ja ma ei tea, kes seal veel on suured võitlejad, et Vene ja Valgevene kodanikel ära võtta siis valimisõigus ja tulevikus ka hallipassi meestele. Kuidas teil seal selles Vene kogukonnas neid asju vaadeldakse? Ega Eesti meediaga teiega vist sel teemal ei suhtle? Ei suhtle ja milleks üldse seda teha? Kellel neid vaja on? Neid, kes siin elavad, töötavad, maksavad makse ja mõnes küsimuses tõmbavad oma valdkonna lihtsalt välja august, aga kellel see huvitav on? Vaata olukorras, kus riigivalitsejad ei suuda midagi positiivset teha majanduses, energeetikas
sotsiaalis, hariduses, neil on kindlasti mingit eesmärki vaja, kus ta saab kisendada nii palju, kui ta soovib, näidata ennast patrioodina ja meil on see valdkond ilusasti olemas. On olemas venelaskond ja kõik need inimesed, keda niiviisi nimetatakse, venelaskonnaks, eks ju. Ja miks ka mitte sellel teemal võib ükstaspuha, kui palju loosungeid ette visata, näidata, kui tubli ja tugev mees sa oled, rääkida lollusi, mitte keegi ei mõtle, mida sa räägid, kõik näevad ainult sära sinu silmis ja sa oled ilus, tubli tegija. Vot niiviisi need lood on. Nii et majandus võib olla perses, me nagunii hakkame rääkima sellest, millist ohtu kujutavad need inimesed, kes Eesti majanduses töötavad. No ma ühe rahvuslasega vaidlesin ükskord, tema ütles, et kõik tuleb minema lüüa. Ma ütlesin, et võtta kirgad selga ja mine sinna põlevkivi kaevandama sinna 40 meetrit, mis see sügavus on. Tähendab, see on vana vaidlus, see on alates 90-ndatest aastatest, kus Eesti meedia arutas, kes on Eesti jaoks tähtsam, kes on tegelikult patrioot, see eestlane, kes sülitab praami pardalt Eesti poole lahkudes kuskile USA-sse või Saksamaale või see Ida-Viru tegelikult põliselanik, kelle nimi on venekeelne, kes töötab seal samas põlevkivis ja käib maa all selleks, et teie majades oleks elekter. No see küsimus, mõni inimene on nii loll, et ta ei saa aru, et 2 × 2 on 4. Ta ei saa, tähendab, ta ei oska ette ennustada, millega sellised asjad üldse maailmas lõppevad ja ei näe mitte midagi. Ja mind see igastahes imestama ei pane. Ma olen Riigikogus neid näinud küll ja küll. Ma ütle, kuidas see Narva kogukond seal antud hetkel käitub, et kui see Reinsalu, kelle reiting on 31, ma ütlesin, kui tulevad kohalikud valimised, on see 15, aga ma ei tea, miks seda nii klopitakse ja ta nii ilmselt tahab seda pluss see väike 200, keda ei oleks kunagi olemas olnud, kui neid poleks sünnitanud Reformierakond läbi oma hääletuse ja nemad on teised seal, kes koos reformiga kiljuvad, et tuleb ära võtta. Miks sa võtad, kas tõesti sa ütlesid õieti? Majandus on meil, me hakkame kohe varsti sellest rääkima. Upakil, aga nemad kiljuvad, et võtame ära. Ma ei tea, kui presidendil on natukenegi julgust ja tahtmist, siis ta paneb veto peale. Ja siis, kui ükskord annavad nad kohtuse, siis läheb aastaid. Tähendab, praegu me saame teada, kas president soovib teiseks ajaks jääda või ta ei hooli sellest. Sest kui ta paneb oma veto selle asja peale, mida ta peaks tegema, kui korralik inimene, siis tõenäoliselt mingi Riigikogu teda enam tagasi ei vali, eks ju, aga kui ta tahab veel kord 5 aastat olla president, uhke amet ja igas mõttes kõik korras, siis ta kuulutab selle välja ja ongi kõik. Ja Narvas sellesse suhtutakse üsna rahulikult. Ma ütleks isegi, et ükskõikselt, sest inimesed on ammu aru saanud, et olukord on vaata Toomas selline. Need klounid seal, kes riiki kaitsevad sellega, et loovad teatud rahulolematuse umbes 4% oma elanikkonnast, need on seal samas Riigikogus ja valitsuses ainult sellepärast, et niiviisi otsustas Eesti rahvas. Sest Riigikogu valimistel on 90% valijatest eestlased ja ainult 10% muulased. Saad aru? Ja meil ei ole mitte mingit siin otsustusvõimet.
teie otsustate, teie ka vastutate, eks ju. Me juba ammu saime aru, et meist midagi ei sõltu. Noh, ehk elame edasi. Eesti nii või teisiti on meie kodumaa. Üks väga hea, ma ütleks, et mitte ainult laulja, aga poeet Aleksander Rosenbaum. Tema 90-ndatel Jeltsini ajal ütles Свою я родину люблю, но государство ненавижу. No kui need seal üleval tahavad, et iga 4. siin riigis räägiks või mõtleks umbes niiviisi nagu Rosenbaum 90-ndatel aastatel. No, selleks on neil kõik võimalused olemas ja kui Eesti rahvas neid valib, siis teisiti ei saagi olla. Nii et me suhtume sellesse väga rahulikult. Tee, mida saad, aga tegeleda sellega, kus sul mingit võimalust saavutada, kas või mingitki tulemust ei ole, no milleks seda vaja on? Jah, kuidagi meedial on kogu aeg hambad pikas väljas, et saaks kuidagi Venemaa suhtes midagi karmi ja kurja öelda, aga see on hea kuulda, et te olete seal rahulikult, saate aru, te elate Eesti riigis ja olete selle siis teenistuses, kes kauem, kes vähem ja teete väga rasket tööd nagu seal põlevkivi kaevandamine. Tähendab, mis meediasse puutub, siis no meil siin nii väga kerge ei ole leida selline tõsine meediaallikas, kus taga poleks mingit välismaised kapitali. Ja arvestades seda, millest me saime teada viimase kuu jooksul, ma ei tea, kas Eesti meedia on kirjutanud sellest USAID fondist. Ei kirjutanud, ainult mainis, et Trump keelas selle. Jah, ja asi oli selles, et 100 meediaallikad ja 1000 ajakirjanikud olid selle fondi palgal. Ja sealt liigutati ja arendati seda LGBT teemat näiteks. Või Vene vastast propagandat. Ja kogu seda jama, mis teeb lolliks praeguse Euroliidu, millest tahab lahti saada Ameerika, tõenäoliselt ta sellega saavutab. Aga Euroliit ikka liigub samas suunas. See tähendab, et see on kõik kinni makstud ja kusjuures väga heldelt kinni makstud. See, kes maksab, see tellib ka muusika. Nii et noh, kuidas nüüd öelda, ma ju saan aru, et kui inimesi mõjutada 20 aasta jooksul ühe ja sama lolli mõttega, siis lõpuks nad ongi sellega nõus ja hakkavadki niiviisi mõtlema. No sa mainisid, et sa hakkasid nüüd tegelema siis ka majandusega. Ma küsin sinu käest, et meil läks hoogsalt jälle käima Rail Baltic, mis on siis Tallinnast Pärnu ja Ikla pikkus 213 kilomeetrit ja selle eest tahetakse välja käia 735 miljonit eurot ja samal ajal kui Läti pani oma Rail Balticu seisma ja Leedu ei taha üldse sellega tegeleda. Aga ma arvan, et me võiks soovitada tänasel peaministril koos oma kaaskonnaga ministritega sõita Leetu, vaadata, kui millised võimsad ja kaunid teed on ja siis võite ka Poola minna, mis on veel võimsam, et miks Eesti tegeleb sellise asjaga Iklasse, nagu see sõidad Tallinnast Ikla, seal ma ei tea, 200 inimest elab. Ja et me hakkame siis selle peale kuluta nii palju raha, nii palju seda loodust ära rikkuma, et kuidas teie seal Narvas sellesse suurt projekti suhtute? Ma võin sulle öelda ainult oma arvamust teatud ulatuses, et siin pole selliseid asju juba ammu keegi küsitlenud. No ma mõtlen seda tõsist küsitlust, kus oleks sellega seotud 200 inimest ja saaks ikka objektiivse ettekujutuse. Vaata, küsimus on selles, et
kui maailm hakkab liikuma selles suunas, kuhu ta praegu pöördel on, siis tekib rahu tuleb nii või teisiti, see on nüüd selge, ja siis tekib küsimus, kui suurel määral ja kes saab tagasi selle võimaluse teenida koostööst Venemaaga. Sest need on tõsised ressursid, see on transiit näiteks, eks ju. Ja siin mina näiteks näen seda, et kui hakatakse Rail Balticut ehitama, siis mis seal tuleb? Kas seal tuleb endine see Nõukogude Liidu raudtee laius või tuleb Euroopa laius? Mis sa arvad? Euroopa. No siis tähendab, et teie kukute sellest tulevasest transiidi võimalikust opereerimisest lihtsalt välja. Te lollid praegu raiskate sellele pea miljard, kui mulle räägitakse, et ehitamisele on vaja 703 miljardit maksma. Jah, Rail Baltic. Kui räägitakse 700 miljonist, siis mina kohe saan aru, et tegemist on 3-4 miljardiga. Esiteks maksate seda raha ja ehitate raudtee, mis nagu arvutused näitavad, pilet kuskile Viini ooperiteatrisse läheb maksma rohkem kui lennuk. Ja teiseks, siis enam teie vastu pole mingit huvi sellel samal Hiina transiidil näiteks, mis läbi Venemaa läheb ja otsib endale erinevaid sadamaid ja juurdepääsu neile. Teil pole tulevikus mitte mingit võimalust tagasi saada kas või mõned hüved, mis olid tulnud Venemaa kaudu. Nii et kui keegi soovib ämbrisse astuda, siis teeb ta seda nii või teisiti. Tead, kui ma noor olin, oli väga moodne üks saksa kirjanik Erich Maria Remarque. Tal ühes romaanis väikese pensionaadi omanik, üks proua räägib oma abikaasast, et keegi ennustas talle, et ta sureb mingi vedeliku tõttu, eks ju, ja seepärast ta käis suure ringiga mööda järvedest, sildadest ja nii edasi, aga vaata sa, et suuri snapsi liiga aktiivsest joomisest. Nii et umbes samas stiilis meiegi teeme, valmistume kogu aeg mingiteks positiivseteks muutusteks ja tulemuseks saame ikka ühte ja sama perset, kurat. Ma siin hiljuti lugesin üht analüütikut, majandusmeest, kes rääkis sellest, et on olemas mingid perspektiivid ja väljavaated ja kui sa alguse loed läbi, siis tuleb nagu selline hele optimistlik tunne ja loed lõpuni ja seal ta soovitab Eesti firmadel leida uut geograafiat enda jaoks ja soovitab näiteks Aafrikasse minna. Kuule, mis see on? Ja iga nädal me kuuleme, kord üks Rootsi firma paneb tööstuse kinni, kord Soome firmad panevad kinni. Meil siin need firmad, mis veel hoiavad hinge sees, aga koondavad oma töötajaid tänades, et ülejäänud saavad veel mingit palka. Aga selle asemel me räägime sellest, et riiki on vaja vabastada muulastest, eks ju. Väga tore. Aga ütle mulle siin majandusest veel, et põlevkivi, mida meil on 1,5 miljardit, kui uskuda andmeid, ja mida täna nii vähe kaevandatakse, öeldakse, et see on väga kallis ja ehitatakse neid tuuleparke ja varsti ka mereparkide projektparti küll hetkeks seisma,
aga tuuleparke ja päikesepaneelid siit pannakse üles, aga ometi on meil selline võimas energiaallikas, mida on aastasadu, no ei saa vast nii pikalt öelda, aga väga pikalt kasutatud elektrienergia tootmiseks, et kas siis seal on need jaamad kuidagi, sa oled seal lähedal, sa näed, mina ei näe, on midagi viltu läinud või miks seda põlevkivi ei taheta siis väärindada elektriks? Kuule, me oleme sellel teemal juba rääkinud ja no kujuta ette, et sa elad kuskil maal, sul on korralik saaksa, sul on kartul olemas, eks ju, kuskil lähedal on meri, sul on võimalus sealt heeringat saada. Noh, lihtne toit, aga kvaliteetne ja maitsev. Ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et ei, enam me seda ei tee. See on kahjulik, me lähme üle C-vitamiinile, hakkame kasvatama ananasse, viinamarja, sööme ainult neid, ülejäänud keelame ära ja heeringa asemel, kuulge inimesed, no must kalamari on igas mõttes parem. No ela nüüd. Kartul on mingi ebaadekvaatne idioot sul ära keelanud, heeringa asemel must kalamari ja tähendab, me võime lõpmatuseni sellest rääkida, mis on juhtunud põlevkivi energeetikaga. Aluseks on lihtsalt lollid otsused, mida on teinud tõenäoliselt mitte kõige targemad inimesed. Ja mitte keegi ei julge neid ümber vaadata. Mitte keegi ei julge tõsta häält sellel teemal. Sellised need nood on. Energeetikast ja põlevkivist ma loobun rääkimast, sest peale seda juttu, et me hakkame nüüd välja pakkuma maailma turule, Ühendriikidele muidugi, neid samu metalle, mis meil olevat nagu seal põlevkivi all. No ma ei tea, meie välisminister, kes on minu jaoks ka üks õnnetu vehikene, käis siis Kanadas või USA's pakkumas fosforiiti, mida on meil ka piisavalt, no mitte nii piisavalt, me Eesti küll ütleb, et me oleme 10 hulgas, aga me kindlasti seal ei ole. Ja kelle loal ta seda tegi, kas ainult siis Mihkelile ütles või see Mihhailile, et ta läheb räägib, et Riigikoguga ega kellegi teisega ei alustanud, et mis tal oli plaanis need fosforiidi kaevandust maha püüa või et kuidagi imelikult käituvad meie valitsusjuhid täna. Valitsusjuhid oskavad hästi välja näha ja oskavad rääkida selliseid asju, mis teile, kes tarbib neid uudiseid ja neid kuulab, tõenäoliselt meeldivad. Seepärast nad jäävadki juhtima. Tegelikult nad käituvad nagu need inimesed, kes jäid tööst ilma, neil on selge nägemus sellest, et varsti on näpud põhjas ja nad hakkavad müüma seda, mida veel müüa saab. Ja seepärast isegi need asjad, mis olid teie vanemate ja vanavanemate jaoks mingid püha asjad, midagi ikoonitaolist, nagu see fosforiidisõda, eks ju. Et me ei puutu fosforiite, sest see võib mõjutada vee kvaliteeti ja meie jaoks on maaelanik tähtsam kui keegi. Kuule, sa vist sellest fosforiidisõjast, kui eestlane oskad paremini rääkida kui mina. Mina mäletan ainult seda, et me kaitsesime tollal oma põllumajandust. Oli ju nii? Oli. Ma tahangi sinu käest, et mis sina? Aga praeguseks ajaks põllumajandus kui säärane selle 200 talu loomapidamisega talu, mis oli meil 90ndate alguses, sellest on jäänud vaid paar tuhat. Tagasi on tulnud kolhoosid, tegelikult nimeta seda, kuidas tahad. Need põllumajandus suured firmad, mis tegelevad, eks ju, sellega, et toidavad meid. Ja keda seal kaitsta? No ei ole ju kedagi. Ja lähebki müügile see, mida kunagi kaitsesime ja nüüd kutsume tulge ja tehke meie eest.
selle töö ära. Kuigi midagi head selles, et mitte endal kasutada, aga maha müüa onule, kes üldse ei hooli kohalikust loodusest, keskkonnast, loomariigist ja nii edasi, sellest mitte midagi head ei ole. Sellised on lood. Ja kuna USA president Trump ja Venemaa president Putin peavad läbirääkimisi ja üritavad Ukraina sõda lõpetada, sest see Ukraina jaoks on sõda kaotatud, aga millegipärast Eesti väike riigikene 1,3 miljonit, täna meie valitsejad taavad trummi ja iga päev on televisioonis jutud, kui palju me peame ostma relvi ja ma ei tea, kaugele ulatuvaid neid lasketehnikat, et Taani peaminister, mina on teda televisioonist näinud, mina ei tea, kus temas informatsiooni käis Putini juures lõunal või õhtusöögil, et Venemaa tuleb Baltikumide kallale 6 kuu või 2 aasta pärast, et mis sa sellest välja käidud jutust arutad? Ma tahan praegu öelda 2 asja. Esiteks ma tuletaks meelde, kuidas 22. veebruaril aastal 2022 käis minu kabinetis Riigikogus üks Eesti telekanal, see oli vist kanal 2 või 3, ma täpselt juba ei mäleta, ja võeti minu arvamus selle kohta, et mis nüüd hakkab toimuma ja mina ausalt ütlesin, et mina arvan, et peale seda, kui Zelenski ütles välja, et ta tahab atompommi Ukrainale ja isegi teatas, et neil on teatud sammud ette võetud selleks, et seda pommi saada. Pärast me alles saime aru, et tal olid teatud kokkulepped selles mõttes, et Ameerika baasid koos aatomrelvaga tulevad Ukraina territooriumile. Aga peale seda, kui ta sellist asja teatas, siis tunnid on loetud ja tõenäoliselt seda Vene poole peal keegi kannatama ei hakka. Ja ma ütlesin seda, mida ma mõtlesin, aga 2 päeva pärast minust tehti keegi, kes peaks nagu vastutama selle pärast, et seal algas sõda. Tähendab, see on vastus sinu ühele küsimusele ja see seisneb selles, et kui te mängite lolli ja ostate 6 või isegi 16 uut kahurit ja panete sotsiaalvaldkonna pensionäride näiteks raha sisse nende mürskude ostmiseks, siis see on teie asi, see on teie nali, see on teie vastutus, kuidas te majanduses peale seda hakkate välja kruttima raskustest. Aga nii kui te hakkate rääkima enam-vähem tõsiselt, nagu praegu muuseas juba on teinud seda Leedu mingi ametlik esindaja, aatomrelvast, siis oodake ükstaspuha mida. On olemas lihtsalt nahaalsus ja on olemas idioodi nahaalsus. Nii et see retoorika, mis käib ja mis rahvale hästi peale läheb, et meie kaitsejõud on kõige suuremad ja tugevamad kaitsejõud kogu maailmas, no kurat sellega, no harjutage seda retoorikat. Aga unustage, peab ju mingi aru olema. Sellest ei tohi üldse rääkida. Nii et ma ütlen, et nii kaua, kuni keegi ei pane paika mingit relva, mis tõsiselt ohustab kõrvalriiki, ma mõtlen aatomrelva, minu hinnang on, et midagi siin toimuma mitte kunagi ei hakka. Ja teine asi, millest tahaks öelda, Toomas, tead, ma olen sulle tõsiselt tänulik. Sa oled ainus eestikeelne meedia, kus ma saan siiralt ja ausalt rääkida seda, mida ma mõtlen. Ja tead, mida ma mõtlen?
see olukord majanduses, hariduses, energeetikas, see olukord on meil praegu selle tõttu, et riiki on juhtinud russofoobid. Nende selline, lihtsalt inimsööjad mingid, kurat alates Mart Laarist ja nii edasi ja asi läheb ainult hulluks, kui juba mina tuletan meelde Laari, sellest ajast, kui kuskil kõrval töötasime, kui pehmet ja intelligentset inimest, siis sa võid arvata, mida ma arvan nendest, kes praegu sealt sellega tegelevad. Selle asemel, et naabriga koos tööd teha ja selle arvelt kindlustada Eestile mingi Põhja-Šveitsi staatus, mis oli võimalik ja mille poole me tegelikult ka liikusime. Selle asemel kellegi teise huvides paarkümmend inimest seal üleval hakkavad tegelema ainult russofoobiaga ja tulemus on see, kus me praegu oleme. Ja tänada selle eest, et meil praegu sellised raskused on. Kõik, kes praegu tööta on, kõik, kes käivad seal töötukassas kogu aeg selleks, et arvel seal olla ja saada mingit toetust. Kõik need, kes otsivad, kuhu riigist ära sõita, kus saaks tööd. Kõik need, kes müüvad praegu kortereid, sest enam ei suuda maksta kommunaalkulude eest. Need peavad tänulikud olema neile, kes siin Eestis seda russofoobiat üles kasvatas ja tegi sellest põhilise trendi nii välis- kui ka sisepoliitikas. Sellised on minu sõnad sulle vastates ja meie nende sigade hulka ei kuulu, aga neid on piisavalt ja nad seniajani kamandavad kõiki protsessi, mis riigis toimuvad. Pole siin midagi parata. Ja ma mõtlen, et nüüd on selgunud, et selle hullu russofoobiga ei taha kaasa minna lõuna siis Euroopa riigid eesotsas Itaaliaga, Ungari ja Sloveenia nagu nii. Et ega see selline Euroopa hull hoog on hakanud raugemas, aga mind imestab see, et kui vanasti räägiti, kui Biden oli president USA-s, et me täidame nagu Bideni korraldusi, aga Bidenit enam pole, on Trump ja me hakkame halvustama Trumpi, suure riigi juhti, andmata endale aru, miks me seda tegeme, siis ma küsin sinu käest, aga kes on nüüd see Eesti suunaja või on need kahupead ise selle mõtte liikumas, mis neil peakoljus on? Eesti suunaja polnud Biden. Eesti suunaja oli see raha, mille said meie meediat otse või kaudselt ja need soojad töökohad, mille juhtivpoliitikud kavatsesid endale saada Euroliidus või muudes organisatsioonides. Ja peale seda, kui selle eest enam keegi ei taha maksta, milleks teile maksta? Te olete nii lollid. Vaadates seda Europarlamenti, Eurokomisjoni, seal on ju puhtalt ahvid koos. Jumala pärast näidata ennast nii lollina, nagu nemad mõnikord näitavad. Kuule, ma saan aru, et praegu sinu kuulajad minu jutust eriti aru ei saa. Vahe on selles, et mina näen Euroopa kanaleid, Vene kanaleid internetis, eks ju, ja Eesti kanaleid. Ja ma saan aru, et Eestis seda infot üldse ei ole. Sellest näiteks, millega tegelevad Ursula von der Leyen ja tema lähiringkond, kuidas nende peale reageerivad juba massiliselt Euroopa poliitikud, mida nendest arvatakse ja mida nendest räägitakse, isegi nende riikides. Nii et, kuidas nüüd meid ei juhatanud Biden.
Biden ei juhatanud isegi Ühendriike. Sa tead seda lugu, et praegu see, enne kui ta presidendi postilt ära läks, ta andis armu oma pojale, eks ju, Hunter Bidenile ja mitmele oma lähedasele, tähendab, et neil ei oleks mingit kriminaalset vastutust selle eest, mida nad on sooritanud. Tähendab, Ameerika presidendil on selline võimalus anda armu suvalistele inimestele selle eest, mis nad on varem sooritanud, mille eest, mida veel pole uuritud, aga igaks juhuks ta on neile juba armu andnud. Tead seda, jah? Jah. Aga praegu selgus, et see ei olnud tema allkiri nende dokumentide all. See tähendab, et oli olemas faksimiilne allkiri, selline pitsat, eks ju, millega tehti need allkirjad. Ja praegu peale dokumentide võrdlust nüüd tekkis Trumpil ja tema meeskonnal arusaam, et kuna Biden pole isiklikult seda allkirja pannud ja neid allkirju võib panna ükstaspuha, kes Biden isegi ei mäleta mõnest otsusest, mida ta on alla kirjutanud. Paljudest otsusest. Seepärast, et keegi lihtsalt pani pitsati peale, pitsati tema allkirjaga. Tähendab, meid kui meist rääkida Euroliidust juhatas mitte Biden, see ei olnud isik. See oli see raha, mis sealt tuli, millega võib kinni maksta nii hea teo kui halva. Nüüd seda raha enam ei ole. Ühendriikidel pole Euroopat lihtsalt vaja. Ettevõtted enne kõike Saksamaalt kolivad sinna üle, pangandus varsti jookseb rahast tühjaks ja mõned üritavad seal vastupanu osutada, aga Trump on seekord nii meelestatud, ta ei lase neil seda teha, mitte kellelgi. See on hea, aga saad hakkab lõppema, ma tahan küsida, et sa oled kõva laste kirjanik ja kirjutanud palju raamatuid. Isegi mina olen aidanud sul neid jagada omal ajal. Et kas sul see kirjutamise hoog on ikka peal veel? Jah, ma loodan, et kuskil kevade jooksul mul sai 22 aasta alguses valmis raamat, mille pealkiri on Vene romaan. See on pealkiri ja ma olen üritanud seda trükkida 3 kirjastuses, nii kui inimesed nägid pealkirja, nii ütlesid, mis sa nüüd? Kuidas saab niiviisi nimetada? Aga praegu ma leidsin toetuse ja mul on lootus, et see raamat ilmub ja siis võime rääkida ka edasisest. Kus sul see kirjaniku pisik on tulnud esivanematest? Või äkki ootamatult? Ei tea, kuidagi nii oli, et koolipõlvest olen pidevalt, mäletad, olid sellised seinalehed. Olid, mäletan. Ja mõned inimesed vihkasid nendega tegeleda, aga mulle tohutult meeldis ja ma isegi siis, kui otsest nagu ei olnud, aga sellised huumoriga mingid pildid, mingid jutukesed ja nii edasi, see mulle õudselt meeldis, ma sellega tegelesin veel kooli ajal. Ja mind kasutati ka, et minu klassipoisid, ütleme 8. märts on ees, meid on 8, tüdrukuid on 19, nii palju raha koguda, et peale lilli veel midagi kinkida ei ole võimalik, pöördutakse minu poole, et kirjuta igaühele mingi, kirjutasingi luuletuse või? Jah, soneet, 14 rida, eks ju, igaühele individuaalne, lähtuvalt sellest, mida ta endast kujutab ja kuidas me temasse suhtume ja nii edasi ja tähendab, minu jaoks mitte kunagi see polnud probleem. Küsimus on ainult selles, et väga palju aastaid ma kirjutasin
no vene keeles öeldakse stol, lauda. Tähendab, mind eriti ei huvitanud mingi trükkimise võimalus ja mulle pakkus lõbu lihtsalt see protsess. Nii et kuidagi elu jooksul, elu esimese poole sa loed läbi 2000 raamatut, peale seda sul võib tekkida ka soov midagi kirjutada. Jah, ega see on raske töö, ma tean, ma ise kirjutasin raamatu. Kui see oleks raske töö, siis ma poleks vist seda teinud. Mulle lihtsalt see meeldib. No, ma tegin ta sellepärast, et ma ei oleks pärast 10 aastat hiljem suutnud mitte kellelegi selgeks teha, et mina, Toomas Paur, olin see mees, kes aitas saanud Türgi presidendiks, sellepärast ma ära kirjutasin. Sisemine hääl mulle seda ütles. Aga ma küsin, et ma vaatasin ka neid laste raamatuid, et need on kõik ilusad Eesti ja soravas eesti keeles. Aga kus sa need prototüübid võtsid oma laste pealt või? No ikka, kas oma lapsed ja siis muidugi, kuna seal tegelased on mitte lapsed, aga siiski kassipoeg ja üks kutsikas, siis seda on ka olnud piisavalt. Need tembud, mis mul on teinud minu koer, pooled jutud on, neil on midagi seos sellega. Et sa oled korteris või majas? Eluaeg korteris. Ma arvan, et teid inimesed, kes oma majas elavad, minu jaoks need on omaette kangelased. Mina olen üks nendest. Jah, aastaringselt peab tegelema, midagi koristama, midagi kütma, kõik probleemid, mis on veega, gaasiga, elektri, kõik on sinu kaelas. Ma olen puhtal kujul linnaelanik. Ma neid inimesi, kes elavad oma majades, austan lihtsalt sellepärast, et nad saavad hakkama mingi tohutu töökoormaga. Ma ei kujuta lihtsalt seda ette. See on õige küll. Aga ütle mulle see, siis sa pead ise kassi ka või koera või? Praegu ei ole, kui mul lahkus minu Albelina, me tahtsime abikaasaga võtta uue koera, aga siis me saime aru, et seda koera vist ei saaks kadestada, sest kõik, mida ta teeks, oleks kogu aeg võrreldav olnud sellega, mida tegi Albelina. Ja kuna see oli unikaalne minu arvates koer nii oma iseloomult kui võimetelt ja see oleks lihtsalt mingi õnnetu olend, kes peale teda oleks meile ilmunud ja me otsustasime, et selleks ajaks tulid ka lapselapsed ja ma ütleks niiviisi, et vanus ka ütleb midagi juba, paneb midagi ette, nii et praegu elame ilma koerata. Ja meil on ka kass ja ta on nii vana juba ja eile käisime ka arsti juures, see kõik see on nii kallis ja mõtlesime ka, et kui see Martakene meil ära kaob, siis rohkem enagi võtta. Et muidugi ta on hea, tuleb sinu juurde, ronib sülle, mjaub ja silita teda. See on ka meeldiv tegevust muidugi, mida ei saa ära unustada. Mäletad neid katuserahasid, mis meil olid seal Riigikogus? Mäletan. Mul oli ikka niiviisi, et kas kogu summa või suurem osa läks ikka nende loomade kaitsjate seltsidele Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis. Ma siin ühe varjupaiga sellise üks aasta lasin täieliku remonti teha sellest rahast ja nii edasi. Nii et minu jaoks on veidi rohkem kui mingi sõber, eks ju. See koer või kass. Nii et jah. Teinekord vaatad, et inimestega on palju keerulisem. Aga kas sa käid jalutamas ka oma naisega või? Kuule, mul on nii palju tööd. Käed kinni.
mul on nii palju tööd, et ma saan oma 9 kuni 12 000 sammu päevas juba sellega, et ma käin tööl ja hüppan klassi ees. Sest koha peal ma ei istu, ma pean kogu aeg kord ühe juures seisma, kord teise juures, kord mööda tahvlit seal, nii et sinna-tänna pluss volikogu, nii et suvel ehk ikka hakkame käima koos jalutama abikaasaga, aga praegu mul on täitsa piisav koormus on ma ise üritan ka 10, see on päris keeruline 10 täis saada. Aga ma soovin sulle ja su abikaasale ja su perele ilusat kevadet ja mis kõik olulisem, tänan sind selle eest, et sa olid aus ja otsekohene ja tõid olulised teemad meile kõigile selgemalt välja. Aitäh sulle! Aitäh, Toomas! Sinuga on väga meeldiv rääkida ja nagu ma juba ütlesin, aitäh sulle ennekõike selle eest, et ma saan eestlastega eesti keeles rääkida kas või kuskil niiviisi, et mind ei hakata pärast lõikama ja midagi minu kõnest välja tõmbama. Otsene ja aus vestlus, üks parimaid asju meie elus. Aga parimad soovid sulle, Kagu raadiole, sulle ja sinu abikaasale, selge see, ja eks räägime veel. Teeme nii, aitäh sulle ja see oli Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks oli Narva volikogu liige, õpetaja täiskasvanute koolis, hea õpetaja ja arukas ja lastekirjanik. Aitäh! Kõike head!